Ja kõigepealt ma tahaksin rääkida ühe tunnistuse, mis ma lubasin mõnele inimesele rääkida. Mitte mõnele inimesele, vaid ma lubasin mõnele inimesele, et ma täna räägin ühe tunnistuse, mida tegelikult rääkis mulle minu abikaasa. Ma lootsin, et ta saab ise seda rääkida, aga ta ei saa seda rääkida hetkel. Ja siis ma räägin ise. Et mul tuli nagu selline tunnistus sisse, et see on just selline õige aeg praegu sest rääkida. Ja ma hakkan natukene kaugemalt pihta ja võib-olla te ei saagi alguses aru, kuhu ma nagu lähen selle jutuga, aga kui te võtate korraks aega ja kuulate, siis see hakkab lahti kooruma. Kui mina olin nii-öelda vallaline enne seda, kui ma siis Alariga abiellusin, see on siis 18 aastat tagasi, siis mingil ajal, üsna vähe aega enne seda, kui ma Alariga tuttavaks sain, ma nägin unenäo. Ja Jumal teinekord räägib meile nii unes kui ilmsika tähendamissõnadega. Ma ei tea, miks ta ei räägi alati nagu kõike otse, aga minu jaoks üks teatud kohta siin maailmas sümboliseerib mulle nii-öelda sõna otseses mõttes ka Jumala koda. Kui ma seda unes näen, siis see tähendab minu isa koda, nii-öelda on selle paiga nimi. Ja ma nägin unes, et ma jalutasin seal nii-öelda kohas, mis siis minu jaoks tähendabki nagu isa koda. Ja vaatan, et tee äärde on pandud 7 erinevat sõrmust. Et nad on kõik sellised erinevate kividega, et osad on seal punased ja rohelised ja nagu ikka ilusad sõrmused. Ja Jumal ütles, et valija, et sa saad ainult ühe sõrmuse valida. Nagu kiviga sõrmused, eks ole, mitte abielusõrmused, aga kiviga sõrmused. Vali üks sõrmus, aga sa saad ainult ühe valida. Ja ma vaatasin, kõik olid nagu kenad, aga üks sõrmus oli selline nagu mitte konkreetse selge värviga, vaid ta oli nagu selline kuldse helgiga pärlmutter. Et kui te teate kõik, milline on pärlmutter, siis see kivi oli selline suur, selline nii-öelda nagu kollase helgiga pärlmutter. Ja ma mõtlesin, et see on väga huvitav selline ja panin selle sõrme endale selles unes. Ja mõtlesin, et see on minu sõrmus, see on see, mis mulle sobib, mis on õige. Ja see oli väga huvitav värv, kahjuks ma ei saa seda sõnadega nii-öelda esile tuua, aga te võite ette kujutada, kui ma ütlen, et sellise kollase kuldse helgiga pärlmutter. Ja läks siis natukene aega mööda ja siis ma sain Alariga tuttavaks. Ja me ei olnud veel kihlunud. Ma olin käinud enne seda Iisraelis ja toonud endale sealt ühe võideõli, millega siis nii-öelda kui me palvetame, siis võiame inimesi õliga, eks ole, seda me kõik teame. Ja see õli on mul praegu peos siin ja ma tahangi natukene rääkida sellest, et kuidas Jumal teab absoluutselt kõike ette ja kui sa natukenegi võtad aega teda kuulata, siis ta räägib suga kogu aeg kõigest, mis sa tegelikult pead teadma. Ja ma olin ostnud selle õli, see oli selline selge õli, kus ei olnud mitte mingisugust sadet sees. Ja ma näitasin seda Alarile, et näed, et ma käisin siin Iisraelis millalgi ja ostsin sealt Jeruusalemmas selle õli ja see on nii tore ja ma hoian seda kaasas alati igaks juhuks, kui kellegi palvetan. Ja ta ütles, et mina ka just ostsin endale võideõli. Aga et ma ei ole Iisraelis käinud, aga et see on nagu selline kuskilt ka vaimulikul koosolekul müüdi õli ja ostsin selle. Aga ta on nii palju palvetanud juba inimestest, et tal on natukene alles ja tal oli see suurem pudel tegelikult kui minu oma ja ma vaatasin, et meil oli ühepalju seda alles mõlemal täpselt. Ja siis ta ütles, et valame kokku selle. Ja ta valas siis enda oma minu nii-öelda sinna õlipudelisse ja kui ta niimoodi loksutas, siis moodustus täpselt seda värvi õli, mis oli unenäos minu sõrmus olnud. See oli nagu täiesti üks ühele, et mul juuksed on palju, õnneks nad püsti ei tõuse, aga peaaegu tõusid, ütleme juuksed püsti, et ma jäin vaatama lihtsalt seda, et kuidas see võimalik on. Et ma ei ole kuskil näinud nii ilusat sellist pärlmutel värvi ja nüüd ma näen, et need 2 õli, kui nad segunesid, siis nad muutusid täpselt selliseks, nagu sõrmuse kivi oli minu unenäos. Siis, kui ma veel Alarit ei olnud kohanud. Ja muidugi oli see minu jaoks märk ka,
ja muidugi see on see, mille pärast me abiellusime, aga ütleme nii, et see oli üks selline huvitav märk. Ja nüüd kõik need aastad oli see pudel tema käes ja ta nii-öelda väga palju seda ei kasutanud, natukene kasutas ja see õli ei segunenud omavahel. Ta loksutades muutus nii-öelda selleks pärlmutteriks, aga kui ta natuke aega seisis, siis see sade läks põhja. Et ma ei tea, millest see Alari õli oli tehtud, aga sinna moodustus nagu sade, et selline valk ja sallikas sade tuli nagu põhja ja siis peale jäi see puhas ja all oli selline sade. Ja ma muudkui norisin, et näed, et sul on ikka veel maad minna, eks ole, et sade on põhjas, et ikkagi Jumala puhastustuli on nagu see, mis peab nagu meistis läbi käima. Ja niimoodi oli see 18 aastat. Oli see sade seal põhjas, mõnikord me kasutasime ka seda, aga üldiselt me hoidsime seda nagu mälestuseks. Ja siis nüüd üsna natuke aega tagasi, võib-olla kuu või 2 tagasi, see õli muutus äkki selgeks tagasi ja see sade kadus ära sealt põhjast, iseenesest. Keegi polnud seda kurnanud, keegi polnud sellega midagi teinud, lihtsalt äkki ühel päeval see õli sade kadus ära sellest põhjast ja jäi ainult see puhas õli, mis oli. Nii et selle peale siis Alari ütles, et noh, tema ei tea, kuidas see võimalik, et kui 18 aastat on see sade olnud ja siis nüüd seda sadet enam ei ole seal põhjas. Ja on ainult see selge ja puhas õli. Ja siis meil mõlemil tuligi nagu see südamesse, tuli nagu 2 asja, et tegelikult kogu meie elu ongi ju üks puhastustuli, kus pressitakse nii-öelda välja kõik see, mis tegelikult meie elus olema ei peaks. Ja kui me kuulasime täna ka seda tunnistust, mis oli väga hea, ma tegelikult polegi kuulnud, et keegi nii lühidalt räägiks üldse oma tunnistust, see oli nagu oleks harjutanud peegli ees, see oli nagu väga hästi tegelikult. Et vaata, meil on kõigil neid igasuguseid pärdikuid, kellel on need sabas kuskil, kellel on kuskil mujal, võib-olla mõnel ei ole ka, aga Jumala eesmärk on see, et meie süda võiks olla puhas tema ees, nii nagu me loeme piiblis, et loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaima. Et see on tegelikult üks loa andmine, et Jumal saaks seda meie sees teha, et ta saaks uuendada seda kõike ja ta saaks meile selle puhta südame nii-öelda asetada. Ja teine asi, mis siis Alari selle õli kohta ütles, näed, et me oleme kõigest sellest ajast läbi läinud ja nüüd on ainult puhas õli uuesti alles, sadet enam ei ole. Et mõtle, kui kaua oli see sade ka, iga kord, kui me loksutasime, aga nüüd on uuesti see sinu õli, sellepärast, et minu õli siin sees enam ei ole. Ehk siis ta sai aru sellest niimoodi, et see tähendab ka ühte konkreetset asja, mida te kõik teate. Nii et selles mõttes ma tahtsin seda nagu jagada, sest ta tegelikult tahtis ise sellest rääkida. Esiteks sellest, kui pikk on see protsess tihtipeale ja kuidas ta ütles ka nagu meie endi kohta, et vaata, ajad ei ole kerged olnud, oleme väga paljudest raskustest läbi läinud, aga et Jumal on niimoodi lihvinud, et ühel hetkel see õli on täiesti puhas, kus on kõik see sade nii-öelda välja uhutud sinu seest ja see ei ole kerge. See ei ole kerge, see ei ole lihtne, see on teinekord väga valusa ja keegi jutlustaja kunagi ütles, et kui panna kõik raskused korraga mingisuguse plaadi peale, metallplaadi peale, siis see murdub pooleks. Aga kui sa paned nad ükshaaval vaikselt, lisad muudkui seda kogust juurde, siis ta paindub ja ta ei lähe puruks. Et selles mõttes Jumala nii-öelda sulatusahi ja see, kuidas ta meid läbi viib asjadest, ongi üks selline protsess, et kui mina siin paar päeva tagasi Jumala ees seisin ühe küsimusega, siis ta vastas ka mulle. Seda ma praegu ütlesin, see võin võib-olla kunagi hiljem, aga Jumal alati vastab, kui sa tegelikult küsid ja lähed tema ette. Ja sellepärast ma usungi, et sellised tunnistused ja kõik on nagu hästi oluline meil kuulata, et me mõistaksime, et Jumala
Jumala jaoks tegude tegemine ja temale meele järgi olemine ja kõik see, mis me kuskil üritame nii-öelda ennast tegevuses hoida, ei vii meid tegelikult tema südame ligi väga tihti. Et kõige algus ongi see, et me otsime tema südant ja lubame tal tõmmata ennast meid temale enda ligi. Sellepärast, et kui me, siin üks inimene küsis mu käest üks päev, et või mitte küsinud, vaid rääkis, et ta oli aastaid koguduses käia ja ristitud ja kogu see liige ja käis igal pool ja oli ja lõpuks siis aastaid hiljem ta kohtus ka Jeesusega väga tugevalt ja siis ta ütles, et ma ei tea, kas ma ennem üldse päästetud olingi. Ja siis ma läksin Jumala ette selle küsimusega, ma mõtlesin, et mis mõttes päästetud, et kuidas me siis üldse saame Jumala juures käiagi, kui me ei ole päästetud või kuidas me üldse aru saame või Jumala vaim vastas mulle, et see on hingeline kiindumus. See on hingeline kiindumus Jumalasse, milles ei ole vaimu, su vaimus ei ole tegelikult veel seda tunnistust. Ma ei räägi praegu päästmisest, ma räägin lihtsalt, mida Jumal vastas. Et on võimalik ka hingeliselt olla kiindunud Jumalasse, käia ja täita hingeliselt tema korraldusi, laulda hingeliselt laule, palvetada hingeliselt ja tegelikult inimene ei ole üldse ära tundnud Jumalat. Ta ei ole tema ligiolus üldse nii-öelda, ta ei saa aru isegi, mis asi on Jumala ligiolu. Ja siis ma mõtlesin, et seda ma peaks jagama teile uuesti, kuigi me oleme sellest ka rääkinud, et on olemas nii-öelda see liba hingerahu. Et piibel ütleb, et tema annab meile oma rahu ja tema ei anna nii, nagu maailm annab. Ehk siis tema rahu ei ole sõltuv sinu olukordadest. Meil on kõigil väga raskeid olukordi, kellel vähem, kellel rohkem, aga meil on kõigil omad võitlused, millest me läbi läheme. Mõned ei räägi sellest lihtsalt, teised räägivad. Ja see ei tähenda seda, et need, kes ei räägi, et nendel ei ole raskusi enda elus. Igaühel on raskeid olukordi oma elus. Aga see, mida Jumal vaim siis nagu edasi näitas, oligi see, et kuna meie hing tahab alati olla esikohal, sellepärast, et meid on nii-öelda Eedeni aias saadik treenitud järgima oma mõistushäält, mitte Jumala vaimu häält, sest Eedenis me olime Jumala vaimu poolt juhitud ja hingeline olukord oli nii-öelda tahaplaanile jäetud, eks ole, me olime juhitud Jumala vaimust. Ja pärast patu langemist on hingeline osa see, mis tahab alati domineerida ja otsustada ja omad otsused teha. Ja see ongi väga tähtis, et inimesed mõistaksid, et ka me võime Jumalasse olla kiindunud hingeliselt. Me võime poetada pisara ilusa jutluse peale, aga samamoodi me poetame pisara teinekord ka, kui me vaatame mõnda filmi. Mõnda täiesti mittekristlikku filmi, mingi ilus, hakkame rääkima siin Titanicust või Gladiatorist, eks ole, ja kõik nutavad saalis, on väga kurvad filmid on ja see puudutab samamoodi meie hinge. Ja samamoodi inimene võib olla, see on see, kuidas Jumal näitas mul neid asju, mis sellest räägin, võib olla ka hingeliselt puudutatud, hingeliselt järgida teatud traditsioone, hingeliselt olla, sest vaadake, kuidas on väga palju erinevaid õpetusi maailmas. Osad järgivad erinevaid jumalaid hinduismis, osad on budistid, osad on seal järgivad võib-olla Krishnat, mis on ka Indiast, et inimestel on nagu erinevad suunad. Ja siis sa mõtled, et aga nemad on ju ka pühendunud. Nemad on ju väga pühendunud tegelikult, nemad ju samamoodi järgivad. Ja mis on see siis, mis tõmbab? Jah, me võime öelda, et seal on eksitaja vaimud ja nii ja naa, aga seal on ka üks hingeline osa. Inimese hing vajab tegelikult rahuldust, ta vajab rahu, ta vajab nii-öelda, et tema emotsioonid oleks vaigistatud, et ta oleks rõõmus ja see on meie sees olnud kõik need aastatuhanded, mis inimene on olnud patu langenud. Meie sees on need igatsused ja nüüd kõige hullem ongi see, kui inimene hakkab käima kuskil koguduses või kus iganes ja ta nagu lepib selle hingelise rahuldusega. Ta lepib selle hingerahuga, mis on tegelikult võlts
ja mis ei vii sind absoluutselt Jumala ligiollu. Ja siis tekibki see küsimus, et miks mõned inimesed tulevad kohe Jumala juurde, saavad täis püha vaimu, on rõõmsad Jumala vaimus, käivad ringi ja teised inimesed, neid isegi ärritab see. Nad ei taha isegi seda kuulda ega näha, nad ei saa aru, miks. Ja seal ei olegi mitte mingisugust muud küsimust. See on see, et me võime olla hingeliselt ka vaimustatud Kristusest. Ja see asi peab saama lõhutud, kui me tahame tegelikult läbimurret näha oma elus. Me peame igasuguse hingelise kiindu, ma ei tea, kas te saate üldse aru, kõik on nii tõsiseks äkki, et kas keegi saab aru, tõstke käsi korrakski. Oi, 2 tükki vähemalt sai aru, nii tore. Ei noh, selles mõttes, et see on keeruline võib-olla mõista, kui sa ei ole ise neid asju niimoodi kogenud, aga kui Jumal on selle peale nagu sõrme pannud ja ütleb, et maha igasugune hingeline kristlus, igasugune hingeliselt emotsionaalne nii-öelda kõikumine, sest vaata, kui sa oled hingeliselt vaimustatud, ma nimetan seda oma sõnadega, vaimustatud Kristusest, siis sa oled ka hingeliselt pettunud Kristuses, kui midagi läheb valesti. Sa tegelikult ei tee oma teste ära mitte kunagi, sellepärast, et sinu hing toitub positiivsusest. Ja nii kaua, kui sul on hästi kõik ja ilusad laulukesed on ja ilusad jutlused on ja mis sulle sind hingeliselt võib-olla puudutavad ja laulad sellised laulukesi, mis on ka väga ilusad kindlasti, siis sa tunned, et su hing on rahuldatud. Aga kui midagi läheb nihu, kui midagi läheb teistmoodi, kui sina oled oodanud või uskunud, siis see rahu kaob sulle ära, sellepärast, et see ei ole kinnitatud sinu vaimu, mis on igavene ja kus elab püha vaim. Ja kui see ei ole kinnitatud sinu vaimu, siis sa ei teegi mitte kunagi oma teste lõpuni, sellepärast, et sa tuled uuesti tagasi. Ja sa tuled uuesti tagasi samasse kohta ja sa hakkad jälle otsast peale. Ja siin ei ole midagi pistmist sellega, et Jumal ei armasta sind või Jumal nuhtleb kuidagi või mõni mõtleb, et Jumal karistab mind ja kuidagi selliseid asju, eks ole. Siin ei ole midagi pistmist sellega. See inimene ei ole saanud ust lahtigi, et vaimust vaimu hakkaks voolama eluallikas Kristusest sinu sisse ja sinu kaudu teisteni välja. Ma kunagi mõtlesin selle peale, et miks me ei tunne nii palju seda, et elava vee jõed voolaksid meie ihust välja, nagu sõna ütleb, nagu kiri ütleb. See peab olema, sest ta ütleb, et meie ihust peaks välja voolama elava vee jõed. On nii? Ja kiri ei saa jääda valeks, ütleb ka sõna. Kiri ei saa jääda valeks. Aga miks see siis nii on? Sellepärast, et see hingekorpus ei lase tegelikult anda ära meil täielikult oma elu. See hingekorpus, mis hoiab kinni sellest hingelisest, välisest, emotsionaalsest rahuldusest, mida sa kuskil koged või näed, see ei lase tegelikult minna edasi, sellepärast, et hing vihkab surma. Ta ei taha surra, ta tahab elada. Ja sellepärast me ei saagi läbi murret, sest hing hoiab vägisi positsioonil ennast, sest tema ei taha surra. Tema ei taha ära anda oma elu, nagu sõna ütleb, et anna ära oma elu, et Kristuse elu tuleks minu sisse. Ja see ei tule, kui me tegelikult ei anna ära, nad ei saa koos eksisteerida. Koos ei saa eksisteerida hingeline, see on minu enda termin, hingeline vaimustus Kristusest, aga see on üsna hea, ma arvan, sellepärast, et see annab sellise selge ja konkreetse pildi sellest, mis ma öelda tahan tegelikult. Sa oled millegist vaimustatud, on ju? Oled vaimustatud rockstaaridest näiteks. Kes on olnud vaimustatud rockstaaridest? Kellel on olnud iidu? Ma ei hakka ära tõsta käed, palun seekord. Et ma võin ise tõsta 10 käed, kui mul oleks. Sellepärast, et kui ma olin maailmas, mulle väga meeldis muusika ja ma olin väga vaimustatud. Mul olid terved seinad, postred täis kleebitud nendest igasugustest rockstaaridest ja mina kindlasti tundsin, et ma olen ka üks nendest ühel päeval. Ja nüüd ma olengi see rockstaar siis. Miks minust ei saanud rockstaari, see võiks ka jutluse pealkiri olla. Miks minust ei saanud rockstaari, sellepärast, et ma surin ära sellele maailmale, et Kristus saaks
elada minu kaudu, et Kristus saaks. Ma saan aru, et mul poeg ei suuda kujutada ema ette rockstaarina, aga ja see on võib-olla muigamise koht, aga selles mõttes, et me ei saa nagu käia ühe jalaga selles hingelises ja teise jalaga vaimulikus. Need on kas üks või teine. See ei ole nüüd väga hea uudis, aga see on tegelikult nii. Ja sellepärast Jumala vaim ütlebki ja juhib meid andma ära oma elu, et sa saaksid selle päris elu enda sisse siis. Kui sa ei saa seda päris elu enda sisse, siis sa võid olla 30 aastat pettuses ja see on minu arust väga õudne asi. Sa oled pettuses, et sinuga on kõik hästi, et sinu Jumalaga on kõik hästi, sinu Kristlusega on kõik hästi ja sa tegelikult ei tunnegi oma Jumalat. Sa tegelikult ei olegi saanud mitte kunagi temaga kokku päriselt, et olla temaga koos, tunda teda ja nii nagu ma olen siin mitu korda juba varem rääkinud, iga korda, kui ma olen väga tõsiselt kohtunud Jeesusega, olen ma saanud kohutava vapustuse. Sellepärast, et ta ei ole selline, nagu mina ette kujutan. Meil kõigil on mingi ettekujutus, milline on Jumal, milline on Kristus, on nii? Mihkel, on nii? Ma ei ole näinud. Mingisugune ettekujutus meil on, aga kui sa päriselt temaga kohtud, sa saad aru, et see vastas sinu ettekujutusele absoluutselt. Sellepärast, et sa oled ette kujutanud seda hingeliselt väga tihti. Sul on mingisugune arusaam traditsioonist, sul on mingisugune arusaam, milline Jumal on, milline Kristus on, mismoodi ta võib käituda sinu suhtes, mismoodi sina peaksid käituma tema suhtes. See tegelikult ei vasta enam jood sellele. Sellepärast, et kui ta tegelikult tuleb, siis sa kõigepealt murduda. Sa murdud selles ligiolus, sa murdud selles pühaduses, sa murdud ja sa saad aru, et kõik sinu oma pingutused, olla hea kristlane, teha kõike tema jaoks, teenida võib-olla aastaid kuskil koguduses, teha mingeid tegevusi, see lihtsalt põleb ära, kui Jumala vägi, kui Jumala vaim ei hakka tööle sinu sees. Sellepärast, et meil on kästud kuulutada tõde vaimus ja väes, tões ja vaimus ja tema väes, mitte kirjatarkuses lihtsalt, mitte selles, mismoodi kuskil keegi käis, mismoodi keegi midagi tegi, see on ka väga oluline, aga me peame aru saama sellest, et me võime olla petetud hingelise kristlusega, mis tegelikult ühel hetkel võib sind ukse taha jätta, sest sa oled ette kujutanud mingit, sa oled loonud ise oma näo järgi Jumala riigi. Sa oled ise loonud oma näo järgi Jumala riigi. On 2 valikut, kas sa võtad vastu selle riigi, mida Jumal sulle annab, või sa lood ise enda jaoks Jumala riigi, kus olulisi rolle mängib see, mismoodi sina ette kujutad Jumalat ja mismoodi sina Kristlust ette kujutad. Ja sellepärast, kui ma nägin tookord seda, jällegi ma olen seda mitu korda rääkinud, aga millegipärast see tuleb mul esile, kui ma nägin seda unenägu kristlastest puuris, kes kõik arvasid, et nii peabki olema. Mäletate seda und, eks ole, enamus teavad. Siis kõige hullem oli see, et nemad ei näinud enam väljapääsu, need, kes olid seal ülemises puuris. Kes ei tea, ma ei hakka rääkima kogu und, aga seal oli, et ühed olid maa alla, täielikus pimeduses, kuhu kumas ainult natuke valgust. Ja teised olid maa peal, kes olid suhteliselt vabad, aga nad siiski olid nii-öelda puuris, nad said tagasi liikuda seal, hingata värsket õhku, tunda päikesepaistet, kuulda linnulaulu, aga nad ei olnud ikkagi vabad. Ja minu jaoks olid mõlemad petetud. Mitu aastat hiljem alles Jumal andis mulle tõlgenduse selle kohta. See oli väga pikk ja selge unenägu ja põhjalik, seal oli veel asju, aga ta andis mulle alles mitu aastat hiljem tõlgenduse. Ja ta ütles, et see, kes seal alumises oli, see oli 1000 inimesed, võib-olla miljonid, ma ei tea. Sest ma nägin ainult mingit väikest osa sellest, kus oli see nii-öelda maa-alune siis võre, kus nad natuke hapnikku said, et ma nägin, seal oli massid lihtsalt. Ma ei näinud, kui palju neid seal oli. Siis Jumala vaim, ma usun, ütles nii,
et see valguse kuma, mis nendele paistab, on päästelootus. Mis tähendab seda, et tuhanded, võib-olla 100 000 kristlased, neil ei ole midagi muud oma sees kui päästelootus, et äkki üks päev ma saan taevasse. See ongi see päästelootus. Nad teevad teguse erinevad selleks, et äkki üks päev ma saan taevasse. Nad käivad kuskil, nad teenivad midagi, võib-olla mis iganes, ma ei hakka siin üles lugema, aga nende sees on päästelootus, mitte usk. Aga kes Jumala juurde tuleb, see peab uskuma, ütleb piibel. On nii? Lootus ei jäta häbisse, öeldakse ka, eks ju, aga teise koha pealt sa ei saa loota, äkki üks päev ma saan taevasse ja sellega on kogu sinu kristlus nagu kokku võetud. Sa ei saa võtta kokku kristlus sellega, et äkki üks päev ma saan taevasse, et see ongi see eesmärk, et ma saan üks päev taevasse. See ei ole piibellik. See sõna ütleb, et kuningriik on nüüd ja praegu juba sinu sees, kui sa oled tema oma. On nii? Siin ei ole lootust, et sa saad üks päev taevasse. Ta on juba andnud sinu sisse püha vaimu. Sa tegelikult juba elad igavikus. Kuni üks päev sa lahkud füüsiliselt siin maa peal, aga tegelikult piibel ütleb, et sa juba elad igavikus, kui sa oled ta vastu võtnud, kui sa oled uuesti sündinud. Sa juba elad igavikus. Ja nüüd, kuna me näeme, et Eedeni aias kurat lähenes suure kavaluse ja pettusega ja lubadustega esimesele inimpaarile, et röövida elu, mille Jumal oli andnud. Mis te arvate, et ta enam ei tee seda või? Et nüüd ta magab kuskil lihtsalt põõsa all samas kuskil Eedeni väljaspool väravaid ja mitte midagi rohkem absoluutselt ette ei võta. Ei. Kõik need sajandid on see sama muster, kuidas ta üritab röövida elu ja ta teeb seda erinevate pettuste kaudu. Eelmine kord me rääksime eksiõpetustes ja sellest, kuidas tulevad valeprohvetid ja nii edasi. Kindlasti me jätkame seda ühel päeval, kui issand armu annab. Aga samamoodi ta tuleb teist viisi hingelise kristlusega, et inimest petta ja ta tegelikult mitte kunagi ei saaks Jumalaga päriselt kokku, vaid et mitte ta ei haaraks kinni sellest kuningriigist, mida Jumal juba talle annab, vaid ta looks iseenda kujutluse järgi, nii-öelda ise tehtud Jumala riigi ja järgiks siis seda, kuidas tema seda ette kujutab. Ja nüüd see alumine rahvas seal puuris olidki need pimeduses olevad inimesed, kelle ainuke, ütleme, doktriin oli siis päästelootus. Üks päev ma saan taevasse. Elan ja laulan ja mida iganes ma teen selle nimel, et ma üks päev saan taevasse. Teine, see, kes olid maa peal need inimesed, nemad olid ka eksitatud, sellepärast, et Jumal näitas, et need on need täisevangeelsed kristlased, kes olid maa peal. Ja see, et nad tundsid päikesepaistet ja lillelõhna ja tuulehoogusi ja soojendasid ennast päikesepaiste nagu valgel, see tähendas seda, et nemad teavad, mis neile kuulub oma sees. Sellepärast, et nende sees on püha vaim. Ja kui püha vaim on sinu sees, siis sa tegelikult, su sees on tunnistus, et kõik see, mis sind vangistab siin maa peal, ei ole õige. See ei pea niimoodi olema. On see haigus, on see patt, nagu me kuulsime, eks ole, pornograafia, on see mingisugune sõltuvus, see vangistab sind tegelikult. Ja sa võid olla vaba sellest, täielikult. Ja need inimesed, kes olid seal puuris, ülemisel korrusel nii-öelda, või maa peal tähendab, nemad tegelikult teadsid, mis neile kuulub. Nad teadsid, et Jumal tahab, et me oleme terved. Jumal tahab, et me oleme vabad sõltuvustest. Jumal tahab, et igasugused vaimsed sidumised lõpevad nüüd ja praegu meie elus Jeesuse nimel. Jumala vaim tahab seda meile ilmutada, et vabadus on see, mida Kristus tahab meie ellu tuua, sellepärast, et kuningriik on tulnud meie juurde, kui kurjad vaimud lahkuvad ja haiged saavad terveks. On nii? Ja nemad teadsid seda kõike, aga nad ei käinud selles. Nad ei käinud selles, sellepärast, et nii-öelda
religioon, hingeline, no see oli konkreetselt religiooni vaim, kes nad sinna oli pannud, aga kuna piibel ei räägi religiooni vaimust otse, vaid seal on erinevad variandid, siis ma lihtsalt nimetan, ärge siis pahandage, kui ma niimoodi lihtsalt nimetan seda, et religiooni vaim oli petnud ka neid. Ja nemad ei arvanud, et nendel võiks veel midagi olla. Sellepärast, et nad kõik olid kogenud kord püha vaimu puudutust, kord mingit tervenemist, kord natukene oli keegi kurja vaimu välja. Nad olid midagi kogenud, nad olid saanud natukene tunda seda eelmaitset, mis on kuningriik tegelikult. Nad olid saanud seda natukene nuusutada, aga nad ei jooksnud ega käinud selles iga päev. Nad ei käinud iga päeva. Ja ma ütlen ausalt, et mina käisin selles, kui ma päris alguses. Selles mõttes ma käisin selles, ma tean, mis see oli. Ja kui need vaimud hakkasid tänaval karjuma, seda ei juhtunud ainult üks kord, millest ma olen hästi palju rääkinud. Seda juhtus mitmeid kordi. Kuidas need reageerisid. Kuidas mulle helistati koju ja öeldi, kui sa seda usujutlust ära lõpetasid, me tapame ära su lihtsalt. Selliseid asju juhtus päris palju, kus vaimumaailm reageeris tegelikult ja ähvardas mind sõna otseses mõttes, et ma hakkaks kartma ja ma rohkem ei räägiks või rohkem ei käiks, eks ole, või rohkem ei palvetaks inimeste eest. Ja sellepärast ma tahangi öelda, et traditsioonid on ühest küljest väga inimlikud, aga teisest küljest nad tapavad ära ehtsa usu. Ja see on kurba. Sellepärast, et meile on antud need relvad. Meil on terve hunnik relvi nurgas. Me ei kujuta isegi ette, milline sõjavarustus on antud meile, kristlastena. Hunnikute kaupa see kuulub meile, sest Kristus on andnud selle meile. Ja me lihtsalt ei kasuta seda. Sellepärast, et me oleme väga tihti petetud. Ja kuidas ta petab meid? See on väga palju variante muidugi. Kui ma teaks kõiki variante, siis ma oleks juba ammu, ma ei tea, kus kohas oma otsaga. Ma samamoodi tegelen järk-järgult, et Jumala vaim paljastaks neid asju, kus on tulnud sisse uskmatus, kus on tulnud sisse midagi, mis tahab tegelikult meid leigeks teha, laisaks teha, kus on tulnud sisse. Ja tookord selles puuriunenäos ma nägin, et tuli läbimurre. See läbimurre tuli päriselt. See lõppes sellega. Jumal näitas seda mulle aastaid ette ja ma tean, et see läbimurre tuleb. Sellepärast, et Jumal elab väljaspool aega ja temal ei ole kiiret. Meil on kiire tihtipeale, eks ole. Tal ei ole kiiret ja ma tean, et see läbimurre tuleb siis, kui kuradi valed saavad paljastatud. Sellepärast, et tõde toob meid vabadusse. Kui me tunnetame tõe nende asjade suhtes, siis see tõde toob meid vabadusse. Mina nägin unenäo siis, kui mina arvasin, et ma olen kõige õigemas paigas maailmas ja minu elus on kõik väga hästi. Ma nägin sellel ajal selle unenäo. Ja siis ma mõtlesin, et see nüüd küll ei saa Jumalalt olla. Aga mida aeg edasi läks, seda rohkem ma hakkasin nägema, Jumal avas mu silmad ja ma nägin, kui paljud inimesed on hingeliselt petetud, hinge tasandil kiindunud Kristusesse, hinge tasandil meeldib, nagu siin üks armas õde ütles, et need olid nii armsad kõik need koguduse liikmed, et ma sellepärast käisin seal. Ja ma küsisin, et kas sa Kristusega ka kohtusid? Ei, ma ei kohtunud, aga need inimesed olid nii toredad kõik. Et võt see on ka iseenesest ju tore, aga see võib peatada ühel hetkel meie selle tegeliku raja nii-öelda läbimurdeni. Sellepärast, et nii tore on ju. Aga kas me peame rahulduma sellega, et on tore? Kas me peame rahulduma sellega, et mu hing saab rahuldatud, kui ma hästi palju asju teen Kristusele? Teenin teda igal pool, käin kuskil, palvetan, jutlustan, küpsetan kooke. See kõik on väga tore. Aga kas see on piisav, et Jumala vaim saab nii-öelda luua mulle selle puhta südame, mis tõmbab mind tema kulla sisse? Mis annab seda puhast kulda, puhastatud kulda, et see õli, isegi kui teda raputatakse, siis enam ei teki mitte mingit sadet. 18 aastat oli see sade siin põhjas ja ta kadus päeva pealt äkki ära. Et
ja ta ei muutu pärlmutriks enam. Et keegi ei ole sõelunud seda, keegi ei ole sellega midagi teinud. See on nii-öelda vaimulik märguanne ja väga mitmetahuline. Sellepärast ma tahaksin väga üles kutsuda teid esiteks sellele, et Jumala vaim, et me annaksime loa, et Jumala vaim saaks paljastada meie endi sees asju, mis ei pea seal olema. Et me võiksime olla avatud temale, tundlikud temale palju rohkem ja igasugune pettus, selline võltspettus kaoks ära. Üks selline hea näide on minu lähisugulane. Ma ei hakka nimesi nimetama, aga ta on ka väga palju aastaid uskunud Jumalat ja arvanud kogu aeg, et kui tema õhtul palvetab, õhtupalve, siis sellest piisab, et kindlasti on taevas koht kindlustatud. Ja mina ju ei ütle, kellel on. Saate aru, see on inimese ja Jumala vaheline asi. Me ei saa keegi öelda, et sul on või ei ole, aga ma räägin lihtsalt, milline oli tema usk. Ja ühel hetkel hakkas tal käima koll külas. Reaalselt. Ja ma ütlesin, kuidas kasutada Jeesuse nime ja sellest ei olnud mitte mingit kasu. Ta iga õhtu kasutas Jeesuse nime, et ära ajada see kõik, mis talle tuli. Ja see ei läinud ära. Kuni ühel hetkel ma küsisin, milles asi siis on. Ja Jumala vaim ütles, et ma ei ole tema südames. Ta usub mind. Ta on elu aeg peaaegu uskunud mind. Aga mina ei ela tema südames. Ta ei esinda minu meelevalda. Ja tal ei ole mitte mingit väge. Ma mõtlesin, okei. Siis helistasin talle. Ütlesin, nii, pane kirja. Ta kirjutas üles ustavalt kõik, mis ma ütlesin, mida palvetada tuleb. Ja ma ütlesin, kui sa tahad seda, kui sa usud ja nii edasi, lugesin sõnad peale kõik. Et siis palu see palve. Kutsu Jeesus oma südamesse. Oma päästjaks, oma vabastajaks ja kõigeks. Ja rohkem ma ei helistanud enam see päev. Ja siis ta järgmine päev helistas tagasi, ütles, et koll läks ära. Sest uskumatu, ma ütlesin niimoodi. Ta ütles, mis uskumatu? Ise ütlesid, et ma pean niimoodi palvetama, nüüd ütled, et on uskumatu. Ma ütlesin, okei, ma parandan meelt. Aga tegelikult oli siis niimoodi, et ta palvetas selle palve, kutsus, andis absoluutse loa, et Jeesus saaks tulla tema südamesse. Ja siis läks sinna, kus koll ta kimbutas ja käskis Jeesuse nimel kollil ära minna. Ja koll läks ära. Sekundi pealt enam pole tagasi tulnud. Just näe, helistas mulle, et toimib. See toimib muidugi, sellepärast, et sa usud, et see toimib. Kui sa ei usu, siis ei toimi. Aga miks sa ei usu? Sellepärast, et sul on arusaamine hingeliselt maalitud Kristusest, kes ei ole võitja, võib-olla sellisel kujul sinu elus. Sa näed ja loed piiblilugusid, kus ta kõik on võitnud ja kus ta kõik on teinud. Aga sul ei ole ilmutus sellest, et see kuulub sulle ka, kui sa oled tema oma. Aga kui sa ei ole tema oma, siis võtad ta vastu. Võtad ta pääste vastu. Sellepärast, et mitte mingi meelevald ei toimi, kui Jumala vaim ei ole sinu sees. Sellepärast, et sa ei esinda siis tema meelevalda. Ja nüüd, kui vaenlane ei saa meid ühtepidi petta, ja sa tuled ikkagi Jumala juurde ja sa saad päästetud, siis ta üritab sind tegelikult teistmoodi petta, viies sind nii-öelda hingelise Kristuse tasandile, kus sa võib-olla tunned väga mugavalt ennast kuskil kirikupingis ja kui ma kutsun sind siia ette rääkima sellest, kuidas sa Jeesusega kohtusid, siis sul ei ole tegelikult midagi öelda eriti. Sellepärast, et see ei olegi kohtunud. Sellepärast on väga oluline aru saada sellest, et ära püüa olla parem inimene. Vaatama sisse kõigepealt, kas Kristuse vaim elab sinu sees. Sest tema on see, kes teeb sind elavaks. Tema on see, kes teeb sind vabaks. Mitte ükski inimene ei saa sind vabastada, kui sa ei mõista seda printsiipi, et tegelikult Kristuse vaim sinu sees on andnud sulle juba kõik, et olla nii-öelda täis tema vaimu ülikülluslikult ja võidelda oma usuvõitlust lõpuni. See ei tähenda alati seda, et elu on kerge, elus on palju küsimusi, millele me ei saa vastuseid, aga selge on see, et
nagu me eelmine kord rääkisime, see võidujooks peab saama lõpetatud edukalt. Kui sa vaatad sportlasi, siis tõelised sportlased ei jää sinna teeraja peale kükitama vahepeal. Metsa ma ei viitsi rohkem joosta, ma istun nüüd natuke, võtan päikest. See ei käi nii. Nendel on kogu aeg tamp taga, nad peavad jõudma finišisse. Ja meie samamoodi ei tohi väsida. Me peame jõudma. Ja ma võtan otsad kokku, sest ma tahan võtta aga palveks, et millegipärast tuli mul see teema väga tõsiselt üles, et me vabaneksime hingelisest imetlusest Jumala asjade vastu ja hakkaksime elama tõelist vaimuelu. Õppides kasutama relvastust, mis meil on antud ja murdes sellest puurist lõplikult vabaks, kus me lihtsalt ei tea, mis meile kuulub, vaid me elaksime oma igapäevast elu võidus. Just see on see, mida Kristus tegelikult tahab. Amen.